et elul on siis hästi palju kiikse ja nagu kiusupunn oleks see suur saatus meil, eks ju. Ja me võtta seda nagu negatiivselt umbes, et olen seal ehitanud elus palju igast asju, et sul on nagu peas, et ma teen nii, siis teen nii, aga hoopis see on 100 punkti vahepeal, et see vahesein tuli ära lõhkuda, et siis tuli umbes, siin oleks hoopis kuu aega toorest energiat, kuigi sa nagu mõtlesid alguses, et see vahesein kukub ära nagu. Meil on nagu oma plaanid peas ja siis see suur elu, mateeria, jumal, kuidas sa soovid, eks ju, saatus, karma, temal on nagu oma plaanid. Ja siis sa üritad nagu kokku viia seda nagu oma visiooni, oma diskussiooni, siis diskusseerida eluga, nagu elu räägib sinuga, aga ei, siin on veel need asjad, mis ma ei teadnud, ma ei taha need asju, ei, sa pead need asjad ka läbima, eks ju. Et seda võib võtta mänguliselt, teistpidi on see nagu materiaalse energia nagu põhipoint, et me tupikusse viia, et ma uhkeks ei lähe. Näiteks nüüd käisin ka, panin mingi koha kinni, koht hea, aga praanat ei ole, ilus kõik, aga ma ei tulnud selle pealegi, et seal nagu õhk ei liikunud. Panin teise koha, õhk oli hea, männimets, eks ju, aga vannitoas oli mingi kanalisatsioonihais. Tähendab kõik, mida teed elus, kas on kehaga, suhetega, sugulastega, mingite projektidega, kogu aeg on mingi nagu kiusupunn on sees. Et nagu ma ütlesin, Jumal on teinud niimoodi, et materiaalne energia viiks me tupikusse, et me hakkame küsima, what's the point, et me ikkagi alandlikuks saaks ja me hakkaksime koostööd tegema nende energiatega ja elementidega ja elusolenditega kõige kõrgemaga, sest tema võimaldab seda, et ta ikkagi aru saaks, et tema võimaldab, mitte me võime lihtsalt kokku segada kokteili, aga tema on see, kes annab meile, et meil see tänulikkus, alandlikkus nagu tuleks välja. Et see kiiksude maailm on ka transcendentaalses maailmas, ütleme vaimsetel planeetidel, kus ei ole iha, viha, kadedus, surma, sündi, kus elusolendid on, hinged on ennast teadustanud ja puhtas armastuses, eks ju. Et eksisteerib selline dimensioon ka ja need pühakud, kes on kehastunud siin meie materiaalses kahesuse, iha, viha, kadeduse ja hankara valeega mina mulle minu maailmas, nemad on näidanud siis, mis tähendab siis tingimusteta armastus, spontaanne armastus. Aga point on selles, et vaimses maailmas vaatad seal Krishna liilasi veedades loed pühakute elulugusi või jumala kehastusi, siis seal on ka kiiksud, aga need on nagu armastuse mängu nagu kõrgema kategooria segajad ja läbikukkumised ja seal on ka samamoodi ka nagu ahastus ja kuidas sa vaatad seal suured pühendunud. Need suured pühendunud ka olid seal nutsid kaastundest maailma vastu, igatusest jumala vastu. Neil oli ka ja neil oli ka oma plaan, aga nad alandlikult, eks ju, ei läinud mõnikord, kuidas nende plaan oli, pidevalt, eks ju. Nad teadsid, et jumal nagu ruulib. Ja pluss siis, kui juba vaimsetel planeetidel vaatad nagu Krishna või Rama või erinevate jumala kehastuste mänge materiaalses maailmas ja vaimses dimensioonis, natuke veedad räägivad sellest ka, siis seal on ka kogu aeg, et mäng saaks toimida on niimoodi, et kõigil on mingi plaan, et umbes nii, aga seda nimetatakse joogamaiaks, et see on vaimne jumala sisemine energia, kes just kui väliselt vahest toimib sõltumatult. Isegi jumalast endast, et jumal oleks ka huvitav ja siis ma nagu sellest ka ei saanud aru, mõtlesin, et kui jumal kõike teadvustab ja läbib, siis tal võib olla jõle igav. Aga tegelikult see, meie oleme nagu Kristus ütleb, et jumal lõi meid tema näo järgi, tekib hasart, kus sa unustad enda. Võt see joogamaia on teatud mõttes hea näide, nagu sa lähed jalgpalli mängima, jalgpalli ei ole elu surma küsimus, aga sa lähed hasarti, eks ju, seal on vastasmeeskond, sa tahad väravat lüüa, lähed sellesse hasarti, eks ju, kuigi pärast vaatad kõrvad, et miks ma hasarti läksin, et see on ainult jalgpall, et võidad või kaotad, mingit vahet ei ole. Võt see joogamaia ja siis see vaimne armastusenergia on samamoodi, et ta tekitab siis, isegi üllatab jumalat ennast, kuigi ta ei erine jumalast ja see on jumala enda energia, see on jumala nagu selline mängulust ja mängurõõm, kus ta ennast siis kaotab, eks ju, ja siis puhtalt pühendunud samamoodi. Ja siis seal juhtub igasugust asju, seiklusi, ma ei tea, lihtsalt üks näide, et ükskord ka Krishna seal, väike Krishna materiaalses maailmas ta oma lapsepõlve mänge näitab vahest, eks ju, kehastub, eks ju, vaimses maailmas ta on kogu aeg, noor poiss, et ka sõbrad või siis ütleme koobid, karjatürukud tegid taga pulli, sidusid selle Krishna kinni mööda puu külge ja mõtle jumala isiksus, kuidas keegi sai ta kinni siduda, aga see mängulust ja rõõm ja kõik ja Krishna oi ja siis et, sõbrad läksid mööda, teised karjapoisid nägid, et Krishna oli puu külge kinni seotud ja Krishna aidake sõbrad tegid nalja ja läksid mööda nagu, ei aidanud Krishnat nagu, korraks, eks ju, et isegi jumala kõrgem isiksuse mängulustis on sellised nihked ja kiiksud, et ta seoti puu külge kinni ja isegi omad sõbrad ei aidanud. Meil on seda raske mõista, eks seda. Aga see mängulust ja rõõm ja hasart, eks ju. Et see tekitab ka siis nõnda nimetatud vaimses puhtas armastuses just kui vastuolusi ja kiikse ja läbikukkumisi.